Namaste, mu kallid joogid, tere tulemast tagasi Eesti joogatundidesse. Tänane kuidas teha on teie soovil ja minu soovil Kapalabhati hingamise kohta. Ehk siis me räägime sellest, kuidas teha Kapalabhatit. Ehk siis kuidas teha seda hingamistehnikat. Alustame sellest, miks peaks tegema Kapalabhatit, miks see on kasulik. Kapalabhati on nii kriia, mis tähendab puhastus, kui ka hingamistehnika. Ehk siis see puhastab põhimõtteliselt meie hingamisteed limost. See on üks benefit. Teine, kuna me hingame aktiivselt kõhu kaudu ja nagu jõuliselt kõhuga, siis see on väga kasulik seedimissüsteemile. See liigutab ja masseerib organeid. Muidugi alati tõstes või parandades nende funktsionaalsust. Samuti see tõstab energiat, ehk siis paneb energia kehas käima. Me nagu paneks tuult põlema enda sees, mis teeb meid soojaks. Selles mõttes, et energeetiliselt see energia hakkab liikuma. Et see praktika on sellepärast ka hea hommikusel ajal, sest see nagu äratab meid. Äratab meie päikest, äratab päikest meie sees. Ja paneb energiat liikuma, tähendab, et see aktiveerib meie praanad. Praana ongi energia. Samuti see on väga hea astma leevendamiseks. Kui on inimesel astma, siis seda praktikat oleks väga hea teha. Kuna selle harjutusega me toome hästi palju hapnikut pähe, siis see väga positiivne aju tööle. Ja kui me mõtleme lihastele, siis see on väga kasulik kõhulihastele, kuna me liigutame just kõhtu. Millal siis ei tohi teha Kapalabhatit? Kapalabhat ei ole soovituslik, kui sul on kõrge vererõhk. Ütleme nii, soovituslik üks asi, aga ei tohi teha raseduse ajal, sest me ei taha kõhtu liigutada selle ajal. Ei ole kasulik, kui sul on kõhuvalu, kõhukrambid. Ei ole hea, kui sul on kõrge vererõhk. Ja samuti, kui ma ütlesin, et see on kasulik, kui sul on astma, see ei ole kasulik, kui sul on astmahoog. Ütleme nii, kui sul on astmahoog, sa ei tohiks seda harjutust teha. Ja samuti üks soovitus, kui sa tunned, et sul pea hakkab väga kiiresti ringi käima, siis sa peaksid peatuma. Sa võid korraks peatuda, kui see ära kaob, kui see kaob ära, siis sa lihtsalt jätkad edasi. Ja kui ikkagi pea käib ringi, siis alusta lihtsalt väiksemas koguses. Sa ei pea tegema kohe 30 korda. Sa võid piirduda 10 korraga või kui isegi 10 sinu jaoks palju, siis teedki vähem. Nii kaua, kui su pea siis harjub hapnikudoosiga. Nüüd, kuidas seda teha? Esiteks sa peaks oskama hingata kõhu kaudu. Ehk siis sa peaks tundma, et kui sa hingad sisse, see kõht tuleb ette. Mitte ringkere, just kõht. Ehk siis sisse hingates sa võid katsetada praegu, panna parem käsi kõhu peale ja proovi, kui sa hingad sisse. Sa tunned, et kõht paisub, kõht tuleb ette. Kui hingad välja, kõht vajub kehasse. Ja kui sa ei tunne seda, siis kõigepealt harjuta seda aeglas sisse välja hingamist, kuidas hingata kõhu kaudu. Kõht tuleb ette ja kõht vajub kehasse. Sa võid natukene suunata käega ja enne kui sa seda harjutust selgeks teed, mis on kõhu hingamine, sa tegelikult ei saakski korrektselt praktiseerida Kapalabhatit. Nii et kõigepealt harjuta kõhu hingamist. Näiteks loe 4 hinga sisse ja loe 4 hinga välja. Ja seda sa võid teha nii pikali, ehk siis selili, kui isteasendis. Mäletame, et hingamistehnikat me teeme nagu Kapalabhati tõsisema tehnikat, me teeme istudes sirge seljaga.
kui sul on probleeme istuda maas, sa võid istuda tooli peal jalad täisnurgal. Kui sul on probleeme istuda sirgelt, su selg väsib, istu vastu seina. Kui on vaja, istu kõrgemale padjadele, klotsidele, mis iganes on sulle toetuseks. Ehk siis, kui sa istud, su põlved nagu lähevad allapoole või siis jäävad hästi ühele kõrgusele. Kui su põlved on väga kõrgel, siis me ei taha nagu sedasi olla, sest see väsitab meie selga, me muutume kumeraks. Nii et leia isteasend, mis teeb su kehas sirgeks. See on üks reegel. Teine, Kapalabhatis me hoiame mõlemad käed Chin mudras, ühendades nimetissõrme ja pöidla otsad. Ja hoiame käed kas reitel või kui sa oled näiteks isteasendis põlvedel, kuidagi siin on ju. Su käed peaksid olema vabad, ülakeha vaba. Veel keha asendi puhul Kapalabhati ajal eriti oluline hoida hästi sirget ja pikka selga, ei tohi vajuda. Vajudes sa tõmbad ennast kokku, sa ei lase oma kopsudel liikuda laialt. Sa nagu piirad nende ruumi, on ju. Ja kui sa seda teed, siis nagu siseorganid ka nagu lähemal üksteisele ja siis, kui sa hakkad aktiivselt ennast liigutama, sa lihtsalt hakkad nagu kuidagi suruma nende peale. Ja samuti see on ohtlik selgroole. See põhiliselt selgroo pärast on oluline sirge asend. Ehk siis, kui sa istud, su selg peaks olema sirge. Nagu lülisammas pikk. Ehk siis, kui sa vajud, su selg on kumer ja siis sa hakkad jõulise hingamisega lükkama oma siseorganid vastu selgrooga, mis võib tekitada vigastusi, isegi vigastusi. Esiteks su lülid on kokku surutud ja siis selle ajal sa hakkad nagu pumpama, lükkama oma kõhtu, lükkama oma siseorganid vastu selgrooga. See ei ole hea. Sellepärast selg sirge, siis on siseorganitel ruumi, siis on laiust ja see on nagu väga oluline reegel. Järgmine asi, harjutuse ajal, kuna me liigutame kõhtu järsult, sa ei tohi reageerida kehaga, ehk siis Anja. Su keha ja selg ei tohiks liikuda. Hästi oluline jälgida, et su selg oleks sirge terve harjutuse ajal. Järgmine asi, et sa lõdvestad näolihased, mis tihti juhtub, et inimesed hakkavad pingutama oma kurgu või kaelapiirkonda või huuli või siis silmad, näolihased. Kõik peaks olema lõdv. See üldse ei puuduta nägu, on ju. Et isegi sa lõdvestad keel natukene, hoiad hambad ka natukene nagu eemal või mitte eemal, ei suru nagu vähemalt kokku ja ei tõmba keel nagu ülesse. Hästi selline lõdv tunne, nagu mitte midagi ei toimukski. Et selle ajal sa peaks jälgima, et hingab ainult kõht. Nüüd, kui palju seda peaks tegema? Ütleme nii, kui sa oled algaja ja juba oskad seda teha, siis sa teed 30 korda ja 3 ringi. Kui sa oled edasi jõudnud või keskmisel tasemel, sa võid ja ütleme nii, sa praktiseerid seda pidevalt, igapäevaselt, mitte kord nädalas või kord kuus, aga pidevalt, on ju, rutiinselt. Siis sa võid teha 60 korda iga ring. Ehk siis 60, pausi kohta kohe räägime, 60 paus ja jälle 60 paus. Peale hingamistehnikat on tore lõdvestuda, sa võid visata korraks kas või minutiks pikali. Nüüd, kui sa oled päris algaja, siis parem alustada 10 korrast, et siis sa teed 10 korda ja 3 ringi. Täna proovime teha 1 ringi 10 korda koos minuga, istu sirge seljaga, leia endale mugav positsioon. Nüüd või mõlemad käed Shimudrasse. Jälgi, et see ei istuks nagu siin, on ju, liiga ees. Et see ei vajuks taha, et see oleks sirge.
Kui sa tunned, et sul on raske aru saada, kas su kõht liigub või mitte, sa võid alustada nii, et su käed on ikkagi kehal, ehk siis üks käsi kõhul, teine ringkerel. Ja sa keskendud, et ringkere ei liiguks üles-alla, sa ei liiguta nagu, ei liigu kehaga, et siia nii-öelda õhku ei tule, nagu ringkere ei tõuse. Ja jälgid, et kõht just liiguks ja kõik õhk läheks nagu kõhu poole nii-öelda. Nüüd alustame. Ette hinga korraks sisse ja korraks välja. Ja veel suuna hingamist kõhu poole, korraks sisse, korraks välja. Nüüd jätkame. Hingad sisse, tuled, kuidas kõht tuleb ette. Ja siis järsult, nagu sa nuskaks nina, hingad välja. Hingad sisse, kõht tuleb ette, välja. Hingad sisse, kõht tuleb ette. Hingad välja. Hingad sisse. Hoides keha, hingad välja. Ja veel 6. Sisse. Välja, sisse, välja, sisse, välja, sisse, välja, sisse, välja, sisse, välja, veel sisse, välja ja sisse ja välja. Lõdvestad. Järgmisena oleks hea kergelt sisse hingata. Vabalt, kergelt välja hingata. Nüüd hinga sügavalt sisse, nagu jogi sisse hingamine. Kõht tuleb ette. Rind täidab õhuga. Kurg, siis hingad välja kõht tühjaks. Rind, kurg. Nüüd hinga sisse ja hoia hinge kinni. Kõht tuleb ette, võid korraks panna silmad kinni, hoia veel 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1. Ja naudi vaba hingamist. See oli siis üks ring, kui sa oled algaja, siis sa teed sellist 3, on ju. Veel kord käime üle, sa hingad 10 kapalabhatid, siis kergelt hingad sisse, kergelt välja, siis teed sügavat jogi sisse hingamist, kõht, ring, kurg ja sügav välja hingamine, alustades kõhust, siis rind, siis kurg. Siis kergelt hingad sisse, hoiad hinge kinni, sa võid teha seda 30 sekundit, 45 või 1 minut, kui sa oled edasi jõudnud peale igat ringi, sa teed 60, ehk siis 1 minut. Ja siis hingad välja ja naudid vaba hingamist. Nüüd lõpuks veel ka ütlen, et kuidas see väljahingamine siis on. Sa peaks keskenduma just väljahingamisele. Sissehingamine on siin automaatne, sest kui sa hingad välja, sa järsult pingutad kõhtu nagu, lükkad seda sisse, pingutad, sa nagu fikseerid seda. Ja siis lõdvestad. Ja kui sa lõdvestad, siis see hingamine toimub automaatselt. See on automaatne protsess meie kehas. Väljahingamist sa kontrollid, ehk siis. Näed, ma fikseerin, nagu teen väikest pausi ja siis lõdvestun jälle. Fikseerin, lõdvestan. Ma ei keskendu sisse hingamisele, mida ei tohi teha. Sedasi su pea läheb ringi käima. Sedasi su pea hakkab ringi käima ja see ei ole hea. See on liiga aktiivne, see on liiga palju.
seda me ei tee, on ju. Sissehingamine on väga loomulik, väga neutraalne, väga selline, ta ei ole sügav, ta ei ole aeglane, ta on loomulik, nagu vaba. Ja väljahingamine on väga konkreetne, suunatud kõhu poole, lihastele, on ju. Sa hoiad lihastega, hoiad, fikseerid ja siis lased vabaks. Ehk siis kui ma loeks, üks oleks väljahingamine, üks oleks sissehingamine, ehk siis 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isegi selle hingamise tempos tunda, et väljahingamine on järg, sissehingamine on loomulik. Ja siis, kui sa iseseisvalt teed seda tehnikat, siis jälgi, et rütm oleks üks ja sama. Esiteks ära kiirusta, eriti kui see talge, parem tee aeglasemalt ja vähem, aga korrektselt kui valesti ja liiga palju. Et siis jälgi, et see tempo oleks pidevalt üks. Ei oleks nii, et alustad aeglaselt, siis äkki lähed kiireks, siis kuidagi veel. On ju, alati üks tempo. Ma tänan sind, et sa vaatasid seda videot. Aitäh sulle ja liitu minu Patroni lehega, kui sa ei ole veel. Ja tänan minu patroneid, kes on juba minuga, kelle jaoks ma teen need videod. Palun õppige minuga koos, toetage minu tööd ja toetage iseennast sellel jooga teel. Ma loodan, et see aitab sul areneda ja aitab sinu eluteel ja teeb sind õnnelikumaks. Aitäh! Namaste! Kohtumiseni järgmises videos. Ciao!